Meie aga jätkame ja me lähme siit edasi siis paneeldiskussiooniga ja paneeldiskussioon on meil siin põhimõtteliselt tähistamas ühte sünnipäeva. Sel aastal tänavu tähistame me siis andmevahetusplatvormi XD 20. sünnipäeva, mille puhul on kahtlemata paslik meenutada minevikku, selle algust ja vaadata ka tulevikku. Seetõttu kutsun ma siin lavale ühisesse vestlusringi RIA andmevahetusosakonna juhataja Joonas Eiteri, Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogiate juhi Kristo Vaeri, küberneetika nõukogu liikme ja arendusjuhi Arne Asperi ja XD kontseptsiooni väljatöötaja Uno Valneri, infoturbe ja tehnoloogia ekspert Andres Küti modereerimisel arutlevadki need eksperdid siin, kas ja mida võiks täna alustades teha teisiti ja kuhu suunas XD liigub. Head vaatamist! Tere! Meie paneel on juba tutvustatud, seetõttu asume kohe asja juurde. Ja nagu asjadel tavaliselt kombeks on, alustada algusest. Et hakkame meiegi. Hakkame siis sealt pihta, kust XD sündis ja küsiksin võib-olla selle nurga alt, et kui te mõtlete ennast tagasi sellesse rolli, kui te esimene kord puutusite kokku XD-ga, ükskõik, mis te siis parasjagu tol hetkel tegite. Ja kui te mõtleksite, et aastal 2021 või 2022 varsti juba täidaksite sama rolli, et siis kas te teeksite midagi teistmoodi, et kui te oleks võimalus näiteks XD uuesti välja mõelda või see kontseptsioon uuesti välja töötada või seal olla siis arhitekti rollis, et kas te teeksite midagi teistmoodi ja kui siis mida? Et palju see meie maailm vahepeal muutunud on? Hakkame võib-olla Unost pihta, kontseptsioonist. Jah, võib-olla me alustasime kust XD-laadset asja tegema kuskil vist 98. No riigi süsteemis on harikult, et peab taotlema raha ja tegema igasugused kontseptsioonid ja seda XD-d ei saa kogu korraga ehitada. No, eelkõige siis sellele eelnesid mitmed nagu uuringud ja vaidlused ja piloodid. Ja selles tol ajal oli nagu situatsioon hoopis nagu kuidagi teisiti. Et enamik riike näiteks alustasid turvalist andmevahetust tekitama, et kaevasid kanalid või kraavid ja et nagu mõte oli, et kui me paneme juhtme kraavi ja siis on nagu andmevahetus turvaline. Ja sel ajal nagu internet oli nagu veidikene avalikus sektori jaoks nagu ei olnud selge, kas avalik sektor ütles, et võibki internetti kasutada. Tol ajal oli ta mõeldud ju akadeemilisse. Ja tol ajal nagu tekkisid palju esimesed nagu turvaintsidendid, et Belli andmebaas ja nii edasi. See tekitas selle, et väga piirati andmevahetust asutuste vahel, et pidi kooskõlastama andmevahetuse Andmekaitse Inspektsiooniga ja see protsess võttis tihti üle aasta või see on väga töömahukas protsess oli, kuidas koordineerida või kuidas kooskõlastada seda. Ja teine, ja kus andmevahetus oli harikult kõik erinevatel kandjatel ja erinevatel, põhiliselt palju oli disketidel ja nii edasi. Et nagu idee oli, et kuna riigi infosüsteem nagu jaotas tol ajal veidikene, oli eraldi raha, IT peale, idee oli, et 1% oleks. Aga ja meil tekkis väga palju neid rahataotlusi andmevahetuse pealt ja siis meil tekkis, et see mõte, et tõstaks selle turvalise andmevahetuse kuidagi sulgud ette, et teeks kõigile ühise ja andmevahetuse nagu siukse värava või ja sel juhul, kes kasutab seda turvalist vahetust, siis meil oli kokkulepe
andmekaitse inspektsiooniga, et siis ei pea kooskõlastama, peab lihtsalt teatama, et noh, need olid hoopis teistsugused, noh, et kui ütelda, et kuidas siis alustada või noh, situatsioon oli sihukene, et noh, et me ei saa. Sellist Eesti riiki me enam tagasi ei saa, eks. Et selles mõttes on väga raske küsimus. See on väga raske küsimus, et noh. Aga siit kohe haaran sellest sabast kinni, et enne kui teistele sõna anda, et miks Eesti läinud seda teed, et hakata nagu kaablit kraavi ajama? Aga esimene idee oligi see kaabli ajamine idee. Et noh, me uurisime väga, oli vanad KGB need traadid olemas tegelikult. Et palju neid oli, no üks idee oli, see oli valitsusside, meil oli, tema käes oli need KGB kanalid. Esimene idee oligi, et kasutada neid kanaleid. Ja siis idee oli, et sinna panna X20, kuna internet oli siuke kahtlane värk, siis esimene idee, et panna nagu X25 andmevahetus sinna peale. Ja noh, siis esimene võitlus oligi see, et valida selleks internet, et seda võitlust vist tänapäeval enam ei pea pidama, et selleks internetti kasutada. Jah, ühesõnaga see oli tegelikult väga suur võitlus. Noh, siis teine võitlus oli see, et kõik, kui me nagu küsisime erasektori käest, pakuti nagu, et tollal oli klient-server lahendused, nagu ei olnud veebipõhised. No. Ma ka tegin nagu riigi teataja andmebaasi, mina tegin seal juba veebipõhise ja ka need andmed digiallkirjastatud panin veebi, et tollal küll ei olnud seda PK infrastruktuuri veel olemas. No, üks asi oli veel, et see ka otsus, et kuigi meil ei olnud veel PK infrastruktuuri, aga me otsustasime, et XD põhineb sellel või sellised otsused olid nagu väga määravad. Ja neid vist tänapäeval teeks ikka üsna samamoodi. Jah. Aga Arne, sina vaatasid seda asja nagu teise külje pealt tol ajal. Kuidas sina ehitaksid XD teistmoodi täna, kui sa ehitasid toona? Ja, minu jaoks XD hakkas pihta aastal 2001, et enne seda ma ei olnud tast väga midagi kuulnud. Ja hakkas pihta sellega, et mind sunniti tegema XD kontseptsioonile turvaanalüüsi kuskil varakevadel. Siis see turvaanalüüs tuli päris hea, ma arvan. Selle najal mul õnnestus ära kaitsa ka magister e-riigi arhitektuuri teemal, mis siis nagu oli inspireeritud sellest tööst, mis ma selle XD kallal tegin. Ja siis tegelikult kogu see aasta oli väga intensiivne ja XD-ga seotud, et Kybernetica oli osaline selles konsortsiumis, kes XD-d realiseeris, aitasin oma kolleegidel seda teha, mõtlesin asju välja, propageerisin, hästi palju oli igasuguseid seminare, kus me tõestasime, et me ei ehita mingit järjekordset superandmebaasi, vaid midagi, mis on nagu seaduslik ja kasulik. Ja detsembris me saime selle asja siis valmis, et kui me aprillis tegime turvaanalüüsi ja juunis alustasime tööd, siis detsembris ta juba töötas. Ja tegelikult mina isiklikult lustisin selle asja kallal kõvasti, et ma ei näinud mingit põhjust hakata tegema kompromisse ja võtta mingisuguseid poolikuid lahendusi, et me tegime ainult printsipiaalselt õigeid lahendusi, mõtlesime välja ainult, kuidas asjad põhimõtteliselt peaksid olema, leidsime need tükid, mis meil tollal olid nagu kättesaadavad ja head ja ladusime nendest selle töötava asja kokku, mis detsembris käivitus ja tegi seda, mida ta pidi tegema. Et tagasi vaadates on ikkagi suhteliselt raju aasta oli see. Ja kuna ei olnud vajadust kompromisse teha, siis ma ei teeks mitte midagi teistmoodi. Et kui oleks aasta 2001, ma arvan, et teeks täpselt samasuguse asja, võib-olla nipet-näpet siia sinna. Võib-olla tehnoloogilisi valikuid võib-olla teeks teistmoodi, aga see printsiip oleks sama ilmselt. Aastal 2001 ma arvan, et tehnoloogilised valikud olid okei, aga tegelikult näpsan veel natuke aega, et minu puhul on tegu sari XD disaineriga. Et aastal 2011 oli mul võimalus uuesti seda teha nullist. Et kuna Kybernetica käivitas tootearendusprojekti ja oli selge selleks ajaks, et kogu see keskkond oli nii palju muutunud. Meie õigusruum oli teistsugune, eks ole, digiallkiri oli juba üle-euroopaliselt reguleeritud, tehnoloogiline baas oli teine, me olime näinud, mida tahetakse, meil oli selge, et rahvusvaheline kasutus on vajalik, eks ole, et kui see esimene XD oli täiesti suletud
ja nagu ütleme, maksimaalselt orienteeritud sellele, et ta oleks nagu üliturvaline minimaalse pingutusega, eks ole. Siis 2001 me tegime süsteemi, kus me tegelikult tegime hästi avatuks, eks ole. Me saame suvalist PKI-d kasutada, meil on standardsed digiallkirja vormingud, meil on födereerumine üle piirida ja nii edasi, eks ole. Mis tähendas seda, et me tegime kõik teistmoodi. Et välja arvatud see, et see kontseptsioon, et meil on nagu hajutatud süsteem keskse koordineerimisega, igal transaktsioonil on tõestusväärtus nii hea, kui ta saab olla, ehk digiallkiri, eks ole. See jäi, ma arvan, et see peab jääma, et see ongi nagu selle XT nagu uba. Kui täna midagi teha, mina arvatult täpselt samamoodi teha, et nagu hea nagu süsteemi arenduse praktika on, sa võtad oma nõuded ette, eks ole, et mis sa siis nagu tegema pead, eks ole, see, mis meil praegu on, see on üks sisend sellele, mida me peaks teistmoodi tegema, on teine sisend, siis me analüüsime, prioritiseerime, valime lahendused, teeme arhitektuuri ja nii edasi, eks ole. Ja, arhitektina, kes armastaks väga sellist grandioosseid Taj Mahali moodi asju ehitada, see jutt muidugi kõlab nagu mesi, et meil on kuskil ka kliendi nõuded lisaks sellele arhitektuurivisioonile. Et see on hästi hea, et jalad niimoodi maas on. Aga kui me tuleme tänasesse päeva, siis kui sa saaksid XT toote teha nagu täitsa uuesti, mismoodi sa teeksid? Kas teeksid midagi teisiti? Ma alustan siis sellest, et minu teadlik elu XT-ga, et ma olin varem XT-s kuulnud, aga teadlikkus tekkis siis, kui ma tulin e-riiki circa 4 aastat tagasi. Ja siis olid laual sellised projektid nagu versioon 5 sulgemine, mis oli nagu, et versioon 6 tulek oli olnud juba 3 aastat tagasi aasta tegu, aga et versioon 5 elas edasi ja teine suur projekt oli XT lihtsustamine. Et siis tulles erasektorist just esimene küsimus oligi, et miks see XT siis keeruline on ja et sellest kõigepealt nagu aru saada, et jah, tehniliselt on ta mida sügavamale kaevud, seda keerulisem, teisest küljest kontseptsioon on pigem lihtne. Ja just aru siis saada just seda kliendi kogemuse poolt, et mida siis kliendid XT-lt ootavad ja kes on üldse kliendi baas. Et ma saan aru, et kui ajalooliselt XT loodi ikkagi nagu avaliku sektori andmekogude omavahel ühendamiseks ja andmevahetuseks, siis tänane pilt on see, et nii-öelda 3/4 XT liikmetest, keda on üle 1000 muideks juba, on ikkagi erasektori nii-öelda organisatsioonid. Ja et miks nad on XT-l ja kuidas me neid hoiame seal XT-l, et nende jaoks ei ole see ju otseselt kohustuslik. Et järelikult tuleb seal leida see nii-öelda präänik, mis neid hoiaks seal ka tulevikus. Aga nüüd et kui ma saaks nullist alustada XT-ga, et täna ongi, et on 1000-liikmeline nagu selline kogukond, kellega sa pead arvestama, kus ei saa enam teha selliseid väga eklektilisi otsuseid, et täna siia suunas ja homme sinna suunas, et versioon 5 sulgemine andis hea tunnetuse, et ja ennem seda me panime ka selle TVK nimelise keskse dokumendivahetuse keskuse kinni ja tegime ka selle hajusaks, et kõige sellega tuleb nagu arvestada, kuidas muutuda. Aga et üks asi, mida ma kindlasti nagu prioriseeriks täna nullist alustades, on kogu see riigi infosüsteemi haldussüsteemi pool seal kõrval. Et kui meil on nagu hajus e-riik, aga puudub kaardistus, kus on andmed ja kuidas neid andmeid kasutada ja kõik see pool, et siis üks niisugune oluline nagu väärtuspakkumise artikkel ja see selgus on nagu puudu. Et kindlasti ma nagu vaataks neid asju paralleelselt, et nad peavad käsikäes arenema. No aga sobivalt anname kohe siis pealikule sõna, kes peaks siis arendama, kuidas siis arendada, teha nii, et see haldussüsteem oleks. Jah, me oleme seda haldussüsteemi asja arutanud ka laiemas arhitektuurinõukogus viimasel paaril aastal, et see on väga õige tähelepanek, et me tegelikult peame mitte ainult tagama ära selle, et meil on see kanal hea, vaid ka tegelikult on ta avastatavus või inglise keeles see discovery on see nagu väga hea, andmemudelid selle kohta väga head, et saaksid tegelikult üles ehitada oma lahenduse ilma selleta, et sa pead juba kohe laivi minema, et tegelikult selle pealt on päris suur nagu samm edasi. Ja kui ma ise olen nagu mõelnud selle XT alguse aja kohta ja mul on selline privileeg nii-öelda näha seda pigem kõrvalt osaliselt arendajana ja ise sattusin XT otsa umbes 10 aastat tagasi, kui ma pidin tegema integratsioone pangas töötades. Et siis oli algusest peale selline nagu tunne, et sa tead, et see on nüüd riigi värk.
eks, mis tähendab seda, et noh, et siis sa aktsepteerid automaatselt igasuguseid ebamugavusi. Et noh, sa tead, et ei ole nii lihtne nagu lihtsalt integreerida midagi Twitteri apiga, et noh, et sa pead arvestama siin mingisuguste muude asjadega ja siis mingi teine osakond tegeleb nende lepingute ja juriidilise küljega, eks, et siis automaatselt see, et sa teadsid, et see on riigi värk, siis sa nagu olid nagu selgemini valmis nagu nendeks keerukusteks, eks. Aga kui ma nüüd vaatan ikkagi nagu XD-d, siis ühest küljest, kui mõelda, et kui täna oleks paber täiesti nagu tühi, et kas arhitektina ehitada midagi nagu natuke teistmoodi või teistsugust, siis ma ütlen, et hea arhitekt tegelikult peaks vaatama korraks minevikku ja XD sellisel kujul, nagu ta ehitatud on tegelikult, kui sa siin tõid välja Taj Mahali, siis ma ütleks, et ta on öelda ikkagi internetiajastu üks võib nimetada maailma imeks. Et tegelikult meie terve digiriik on selle peale üles ehitatud ja 20 aastat on olnud see selline, nagu ta on. Et kas siin oli õnnelikud täringuväärtused, et Uno nägi mingisuguseid asju ette ja Arne nägi mingisuguseid asju ette, eks, et seda nagu ei tea, ei tahaks niimoodi arvata, aga ütleme, et mingid asjad olid selle kindel, mingid õiged otsused, mida tehti varajases nagu faasis, on tegelikult püsinud jätkusuutlikuna tänapäevani. Ja et toetudes puhtalt sellele, vaadates, kuidas XD on meid siia viinud tänaseni, siis selles mõttes ei tahaks teha teisiti. Et on mingid asjad, mida sa tahaksid, eks, noh, vaatad inseneri vaates, siis tahaksid, et onboarding oleks kiirem, et saaksidki põhimõtteliselt ühe päeva jooksul nagu laed nendele turvaservid alla, teed integratsioonid ära, näed, mis need mudelid on, et arendaja teeb sulle selle valmis ühe päevaga, ei ole nagu probleemi, et kogu see protsess oleks onboarding hästi-hästi kiire ja samal ajal nagu turvaline, et sa saaksid katsetada selles nii-öelda digiriigi liivakasti potentsiaaliga. Et igasugused sellised väiksed asju see nagu on, pilvekõlbulikkused ja kõik sellised asjad, eks, aga ütleme, et tegelikult see, kuidas meie digiriik on täna üles ehitatud, on tänu sellele, kuidas XD nagu disainiti. Ja see, kuidas XD on nagu disainitud põhimõttel, et meil on haldusalad hajuselt, on üks parimaid otsuseid, mida meie digiriigi algsed ehitajad said teha. See hajusus on asi, mida ma räägin ka erinevatele teistele digiriikidele hästi-hästi palju, ka akadeemiale, et see, et sa viid IT lähedale enda domeenidele, on kõige õigem esimene otsus, mida sa teha saad. Ja siis sa peadki tagama lihtsalt nende omavahelise koosvõime. Ja XD on selle meile nagu andnud. Et selles mõttes aus vastus oleks nagu see, et väga ei teeks teistmoodi ja selline natukene äärepoolne vastus on nagu see, et aga mõnda asja nagu teeks lihtsamaks, kiiremaks ja mugavamaks. Et revolutsiooni tuli ei hõõgu tuha all. Et ei teki sellist tunnet, et peaks nagu lükkama siledaks ja tegema täitsa uuesti. Jah, mõnikord on revolutsioon on selline võimalus kohe kiiresti nagu mingisugust impacti nagu teha, eks, aga revolutsiooni ei tasu teha kunagi impacti pärast, et meie digiriigi üks selliseid ju, me oleme ühe revolutsiooni nii-öelda nagu läbi elanud, et meie taasiseseisvumine oli hästi-hästi suur ju ka push sellele, et digiriik saaks olema selliste võimalustega, nagu ta täna on. Sest nagu ikka öeldakse, et sa ei saa innovatsiooni teha, kui sa teed nii-öelda seadusi ja regulatsiooni enne, et tee innovatsioon enne ära, siis raamista nagu seadused sinna nagu ümber, et see oli meil väga kindlasti väga hea algusajal, et tänapäeval võib-olla oleks sellist asja raskem teha ilma revolutsioonita. Ja, et üks korralik revolutsioon natuke saadagant kulub ära, aga kui me nüüd paneme need asjad kokku, need perspektiivid, siis me rääkisime sellest, et siin tänapäeval enam ei pea inimesi veenma selles, et internet on üks, täitsa nagu saab kasutada küll. Ja me saime aru, et meil on muutunud tegelikult see, kes meil seda XD kasutab. Meil on seal suur kogukond taga, sellest on suur osa nüüd juba erasektorist. Ehk siis need nõuded, mis sulle kunagi ette anti, Arne, et need on ju tegelikult nagu muutunud. Mõnes, mingis mõttes klient on muutunud, natuke nõuded on muutunud. Et kuhu poole me selle XD-ga siis peaks nagu edasi minema? Et mis suunas me teda keerame? Ma ütleks kohe siia, et mina tegelikult olen kogu aeg mõelnud, et me ei peaks nagu sellest vaatama ka ainult avaliku sektori nagu tööriistast. Et ühiskond on ju tervik, eks ole. Sa ei saa nagu teha, nagu lahendada ühiskonna probleeme ainult avalikus, ainult erasektoris, see peab nagu koos toimima ja see on nagu baasklots, eks ole. Me ei saa nagu täiesti nagu ebamõistlik on nagu arutada, et see on ainult ühele või teisele. Aga mis tegema, kui nüüd nagu praktiliseks minna, siis minu meelest nagu asi, millega meil on kindlasti vaja tegeleda, on turvalisus.
et noh, kui te vaatate ümber, et nagu see läheb nagu päev-päevalt halvemaks, eks ole, ja meil on praegu väga hästi läinud XT-ga, eks ole. Aga kui alguses ütleme see, et see asi oleks tõesti nii turvaline, et me saame selle turvaserveri lihtsalt default conf'is panna internetti, noh, nii nagu ta disainitud, eks ole. Et noh, ma tahaks, et see oleks ka täna nii, et see turvaserver, nii nagu ta sealt kilesest välja võetakse, eks ole, et olekski turvaline ja kasutatav, eks ole, ja seda on nagu selle nii-öelda ebaturvaliseks konfimine oleks nagu ekstra pingutus, mis on ekstra raskeks tehtud, eks ole. Pluss kogu krüpto uuendamine, meil on, eks ole, ju krüptoalgoritmide uuring, mis ütleb, milliseid algoritme, mis võtmepikkustega me peaksime nagu kasutama, eks ole, noh, seda tuleks tegelikult kõike teha. Et noh, kõik muud asjad on tähtsad, eks ole, et uued rakendused, uued kontseptsioonid, kuidas me neid andmeid liigutame, aga see baas, see tuleb nagu noh, kõvaks jälle ajada. Tuuno peaks jõudma jälle sinna, et kus nagu alguses oli, et XT oli ju, noh, ta ei olnudki mitte selline tarkvara, mille sa kuskilt alla laadisid, vaid ta oligi nagu füüsiline asi, mis anti asutustele öelda, et pange see nüüd käima. Ja nii ongi, et me peaks selle alguse juurde tagasi minema. Või? Ja võib-olla, no et kui rääkida tulevikus, siis ma ei tea, no minu meelest on nagu tuleviku küsimus see, et masinad peavad inimestest aru hakkama saama, et kunstmõistus peaks kunstmõistuse asjad peaks minema sinna XT-de sisse. Et noh, et praegu noh, näiteks, et kui meil on riigi haldussüsteem, et noh, me nagu RIA inimesed vaatavad, kontrollivad, kas need andmed juba kuskil on, aga noh, et me võiksime kõik need teenuse kirjeldused kuidagi nii teha, et masinad saaks aru, et noh, näiteks annoteerida neid, või kunagi püüdsime seda, et noh, siis vajutad nupule, et sul on idee, et sa tahad mingit infosüsteemi taha, sa saad kohe aru, kus on niisugused analoogsed süsteemid, et võib-olla ei peagi infosüsteemi tegema. No ja siis võiks ka vajutada nupule, et sa kirjeldab oma äriprotsessi, et vajutad nupule ja siis see kratt genereerib sulle selle kombineerib seda teenuse ruumis vastava teenuse uue. Noh, see on niisugused nagu visiooni mõttes, aga noh, et ei pea, seda ei saa kohe teha, aga minu mõttes sellesse suunda peaks minema, et rohkem elu on niisugused. Noh, näiteks, et Tim Berners-Lee teeb praegu seda andmeinternetti, et noh, et internet tavaliselt on, et sa küsid, saad mingi veebilehe. Noh, andmeinternetis sa saad konkreetse vastuse, et küsid, millal Andres sündis ja sa ta otsib sulle. 16. august 75. Ja siis, aga nii sama võiks ka olla noh, nagu teenuste internet. Seal võiks olla nii, et kombineerida nii turvalisi teenuseid kui ka noh, avalikke teenuseid ja kõiki üle maailma teenused. Et tihti ei ju on vaja teada teenuse jooksul, milline on ilm näiteks, et kuidas ma sõidan siia. Kas tuleb lumi maha? Need on need igivanad küsimused, kus kohas on piir selle vahel, mida arvutid saavad teha ja kus kohas on see olemuslik asi, mille kohta Brooks ütles, et there is no silver bullet, eks ole. Et seda piiri tuleb alati nagu nihutada. Aga aga tuleb siis XT-sse järgmine aasta see tehismõistus või aastad veel aega? Kuulan just eelkõnelejaid, et tegelikult kogu see XT ökosüsteem ongi nagu kaks osapoolt, et üks on see tehniline pool, jah, me peame nagu vaatama, et asi oleks turvaline. Meil on XT määruses nõue, et ei tohi olla vanem kui 2 viimast seda turvaserveri tarkvara versiooni ja kui me oleme siin nagu järjest rohkem hakanud kontrollima seda ja tähelepanu pööranud meie liikmete nagu käitumisele, siis tegelikult noh, vajakajäämisi on, et hästi suur või hästi paljude jaoks XT ootus on see, et jah, ma võtan selle turvaserveri, paigaldan ja siis, kui ta juba töötab, siis ongi kõik hästi. Ja teine pool ongi just see nagu administratiivne või noh, nii-öelda õigusruum. Meil on nõue, et peavad olema sõlmitud andmevahetuskokkulepped, aga de facto neid liiga palju ei tehta, nagu ka Riigikontrolli auditist välja tuli. Aga teisest küljest, kui nagu võtta sinna kõrvale nii-öelda see praktiline pool, et kui sul ei ole andmevahetuskokkulepet,
et mina ja Kristo näiteks vahetame andmeid, aga me ei ole kokku leppinud, mis tingimustel me seda teeme, mis on meie omavaheline SLA ja et okei, et Kristot ma natukene aega juba tean, et okei, ma usaldan teda vist ja annan oma isikuandmed talle, aga et mis tal tuleb pähe või mis seadmeid ta ise kasutab, võib-olla on need süngitud kuhugi valesse kohta. Et kõik see pool tuleb ka nagu läbi vaadata, et jah, et ühest küljest meil ongi kogu aeg see tasakaalu otsimine, et tahaks teha hästi kliendikeskseks, hästi mugavaks, hästi kiireks just selle onboard imise poole ja teisest küljest, et me peame nagu aru saama, et seal liigub ka väga suur nii-öelda väärtus, et kui siin enne mainiti seda Imre Perli superandmebaasi, et siis tänapäeval, kui sarnane asi juhtuks, ta ei mahu enam ühelegi nagu füüsilisele kettale ilmselt, aga see kahju, mis sellega teha saab, on märksa suurem. Mul tuligi just, kui sa räägid nendest piiridest, et meil on tehniline süsteem ja siis selle ümbritseb mingisugune sotsiaalne süsteem ka, siis mul tekkiski küsimus sellega, mis Aarne ütles, et Aarne ütles, et see tuleb minna tagasi juurte juurde, see baas ja fundament peab olema nagu turvaline. Ja ma olen sellega kahtlemata nõus. Aga kas sinu arvates ei teki siin seda ohtu, et me ühendame nagu superturvaliste torudega mingi täiesti ebaturvalisi infosüsteemi omavahel? Et siis see toru võib olla nagu kui tahes turvaline, aga andmed võetakse lihtsalt otspunktidest ära. Ja, siin tulekski nagu aru saada, et kus kohas need otspunktid asuvad, et ja mis komponentidest see nagu kogu väärtusahel koosneb. Et XTL on oma konkreetne roll pakkuda seda turvalist toru ja seal me peame olema hästi nagu ajakohased ja õnnestunud ja me ei tohi nagu tekitada olukorda, et sellest tekib seal väärtusahelas pudelikael. Aga nüüd kõik need järgmised teenusekihid tuleb väga hästi läbi mõtestada ja tasakaalu. Kasutan seda sõna väga mitmes korda, aga kuna meie osakonnas üks teenus on näiteks nõusoleku teenus, millest siin päeva jooksul veel tuleb juttu ühes teises ettekandes, et eesmärk on ju see, et riigi andmeid kodaniku nõusoleku alusel anda kellelegi kasutada. Aga et kuidas me teeme kindlaks, et see keegi ei ole pahatahtlik ja et tal on kõik infoturbereeglid täidetud ja nii edasi. Kuigi kõrval kodaniku ise nagu kinnitab, et jah, ma annan need andmed. Et jah, siin ka selle klaariks ära, et ega RIA ei saa nagu vastutada selle kõikide XT liikmete kohapealse hügieeni eest. Et me saame käia seda kontrollimas ja pistelist nii-öelda testimist teha, et kas turvaserver on hästi konfitud, et ega mõned pordid kogemata avalikud ei ole, mis siin ajaloos on ka juhtunud. Aga nagu lõppkokkuvõttes see, et kellele me andmeid anname, mis andmeid, et see peab olema andmete omaniku teadlik otsus ja peab olema, me saame seda RIA poolt ka aidata, et nagu võimalikult hästi välja näidata, et millised mingid meetmed on teisel pool kasutusel, mis auditeid on läbitud ja nii edasi. Aga kuidas siis panna kokku nendest ebahügieenilistest elementidest turvaliste vahendite abil turvaline infosüsteem? Jah, see on selles mõttes, et see vastutuse osa tegelikult, et inimesed tegelikult saaksid, mõlemad osapooled saaksid ikkagi aru samamoodi nendest samadest andmetest. Et ongi nagu Joonas välja toob. Et kas sa ikkagi saad aru sellest, mida sa nagu pärid ja kuidas sa seda kasutad ja kas see teine osapool siis saab nagu sellest aru ka, et sa tegelikult siis ei ületa piire siis selle kasutamise, nagu sama see Riigikontrolli auditis on nagu välja toodud riskina. Et see on selline keeruline asi, mida nagu lahendada ja siis enamasti viimasel ajal nüüd, et kui ma siin enne rääkisime enne seda paneeli siin just Uunaga, et XT tekitas meile huvitava miinuse rahvusvahelisel areenil ja see oli see, et me olime avaandmete rankingus väga madalal. Sest meie riigi andmed tulid kõik üle XT. Et nüüd me oleme seda märgatavalt nagu parandanud ja tekitanud väga suure nagu avaandmete nagu poliitika ja avaandmete need allikaid on meil terve avaandmete portaal meeletuskoguses täis. See on hästi suur samm edasi olnud. Aga need ei tööta, neid andmeid sa ei päri enam üle XT, neid sa pärid mis iganes muude protokollide alusel, mida siis mis iganes asutus otsustab siis sinna avaandmete portaali nagu panna, et seal tekib natukene selline loomaaed jälle. Et siis, kui me nagu piirame ära XT ainult nende sensitiivsete andmete peale, nagu isikuandmete peale, siis see natukene lihtsustab seda andmete nagu jagamist, et vahet pole, kas keegi saab puust samamoodi aru või erinevalt nagu aru, läbi avaandmete küsib on kõik nagu korras, aga keegi ütleb isikukood, siis sellest peaksid mõlemad osapooled samamoodi aru saama, eks, või muid nagu erinevaid sensitiivseid nagu andmeid.
et selles mõttes ma olen Joonasega nagu nõus, et RIA ei saagi võtta seda rolli, et garanteerida, et kõik need, kes XD kasutavad ja XD kaudu andmeid nagu annavad, et nad päriselt ka oleksid siis nende hügieeninõuded, nagu sa ütlesid, oleksid nagu tagatud. Aga seda saab suunata läbi teadlikkuse tõstmise, läbi põhimõtete ja nõuete ja vajadusel käes läbi mingisuguste nagu auditite, aga nagu siin öelda, et kui on mitu tuhat nagu liiget potentsiaalselt, siis sa ei jõua ka auditeerida, et me ei saa RIAs tekitada nagu igavest auditeerimisasutust, kus sul keskmiselt päevas on üle 3-4 auditi vaja läbi viia. Ja ega pank ei lase ennast ka väga suvalisi kodanikke auditeerima. Arne, sa tahtsid lisada? Ja ma tahtsin öelda, et selle teemaga tegelikult seda teemat käsitleti siin eile, et RIA juhtimisel on loodud uus infoturbestandard, mis varsti hakkab kehtima, asendab meie vana ISKE ja see on tegelikult täpselt see riist, millega seda olukorda peaks parandama. Et loodame, et see on nüüd selline praktilisem, lihtsam, rakendatavam ja see on nagu see, et ega XD tagab tõesti, ta annab mingi ühe aspekti turvab ära, eks ole, selleks, et sul oleks nagu tervik kõigepealt hoomatud, identifitseeritud, eks ole, siis kõigi teemadega tegelikult see ongi EITS-i ülesanne, eks ole, nii et selles mõttes ma ei ole nõus, et RIA tegeleb sellega ja kuidas veel, see on teine osakond või teine üksus või kuidas iganes te seal nimetate, aga see töö käib ja ega seal ei olegi nagu alternatiivi, et nagu see on mõistlik ja süsteemne lähenemine, eks ole, küsimus on tõesti see, et kuidas nagu erasektori osalisi käsitleda, eks ole. Et kui riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuste puhul on see nagu lihtsam, eks ole, siis peab vaatama, et mis on selle erasektori asutuse roll, et kui ta on tõesti nagu klient, eks ole, meil on ju tegelikult väga palju ettevõtteid, kes saadavad riigiasutustele üle XD andmeid, eks ole, siin 1. juulist meil muutus tollimise kord, eks ole, miljard väikest sõnumit iga päev nende toredate Hiina kaupade kohta voolab Maksu- ja Tolliametisse üle XD sisse, eks ole, meeletu kasutus. Võib-olla neid ettevõtteid, kes ongi nagu selles rollis, et nad saadavad midagi riigile, et neid ei peagi nagu sellisel tasemel kontrollima, nagu me teist riigiasutust kontrollime, kes neid andmeid saab. Aga tõepoolest, kui me hakkame neid andmeid andma, eks ole, siis on pigem selline juhtumipõhine lähenemine vajalik, eks ole, et mis andmeid ta saab, mis alusel, eks ole, tehakse see riskianalüüs, vaadatakse, mis meetmeid ta peaks rakendama, kas ta jälgib EITS-i, ISO 27001, kuidas just vaja on. Meil on väga rõõmsalt tulnud ka küsimusi ja kohe nende juurde kasume, aga tahtsin Arnele lihtsalt küsida jätkuks, et kui me jagaksime ära näiteks, et on andmesaajad ja andme nii-öelda jagajad, et need, kes nagu andmeid ainult saadavad, aruandlusprojektid, ükskõik mis muu, et kas see tähendaks, et me peaksime nagu tekitama ikkagi siis mitmekihilise XD või et täna me lähtume sellest, et kui sa XD-le pääsed, siis tegelikult see edasine nagu roll, et turvaserver võimaldab mõlemat pidi liiklust ju. No eks see läheb nende andmevahetuslepingute juurde, mida sa enne ka ise mainisid, eks ole, et tegelikult kes iganes, kellele iganes andmeid annab, eks ole, see andmeandjal on ju vastutus, et neid andmeid õiguspäraselt kasutatakse ja see, et kui ta nüüd hakkab neid andmeid andma mingisugusele ettevõttele, loomulikult mõistlik oleks talle raam ette anda, et mida ta siis peab kontrollima, eks ole, et mis on nii-öelda, et milliste linnukeste olemasolul ta võib seda nii-öelda muretult teha ja mida ta peab sellelt andmete saajalt nõudma, et aga see võiks olla universaalne ju, et ma arvan, et suurem enamus neid ettevõtetele andmete andmise juhtumeid on standardsed, et need on nagu võimalik läbi mõelda, leida mingisugune mall lahendus ja kõik nagu pruugivad seda ja võib-olla tõesti mingid pisikesed erandid, eks ole, kus tuleb niisugust rätsepatööd hakata tegema ka lepingute osas. Väga hästi kujuta ette seda kahekiiruselist internetti või seda XD-d, sellepärast, et kui sellele Maksu- ja Tolliamet kogemata saadab tagasi maksukohustuste registri kogu sisu sellele ühele tollideklaratsioonile vastusena, et siis aga vaata, Maksu- ja Tolliamet on ju rakendanud ka seda infoturbesüsteemi ja ta ehitab oma süsteeme turvaliselt ja auditeerib neid ja selle kaudu on välistatud, et ta seda teeb. Ja kui see juhtub, siis on intsident, siis menetletakse, nagu me neid ikka menetleme. Aga intsidentide juurest küsitaksegi. Rahvas küsib, mina küsin edasi. Et milliseid XD-ga seotud intsidente on olnud ja kuidas neid on käsitletud? Küsimus ilmselt mulle siis, et kui XD versioon 6 meil hakati juurutama, ma ise ei olnud veel RIAs, aga kuuldavasti oli üks valekonf ja siis tõesti XD versioon 6 keskusel oli teatud rike, aga sel hetkel kogu e-riik kasutas veel versioon 5, nii et see mõju oli pigem väike.
ja siis üks asi on olnud veel, et oli nii-öelda laialdasem turvaserverite valekonf. Sealt me tegime õppetunni enda nagu protsessidesse, et jah, üks nagu, mis Kristo mainis, et teadlikkuse tõstmine, et mitmel korral on olnud juttu niisugusest asjast nagu XD mustriraamat, et seal on olnud nagu idee, et ta peaks olema nagu tehniline juhis, guideline, aga teisest küljest, et hästi palju on ka seda, ma nimetan seda administratiivseks pooleks, et kuidas ikkagi aru saada nendest määrustest ja AFCist ja kõigest, et ka see nagu hästi lihtsalt lahti kirjutada, ehk siis mustriraamatul tulevikus peaks olema 2 poolt, et üks on nagu turvaserveri adminile ja teine pool on konkreetselt nii-öelda äriomanikule aru saada, mis see väärtuspakkumine on ja mis sa pead arvestama. Ja jah, et ega tegelikult suuremaid intsidente rohkem ei ole olnud. Et me oleme andnud jah, et kliendile kätte suurepärase haamri, aga kas ta sellega peaks nagu naelu lööma või kruve või kas ta peaks ehitama sellest nagu siukse maja või teistsuguse, et ega me vist väga ei ole talle nagu vaadanud, et kas ta saab sellega hakkama või mitte. Aga Uno, kas sina mäletad, et kas XT-ga üldse on midagi nagu juhtunud suuremat? No praegu mul tuleb meelde, vaat hiljuti oli see piltide probleem. Et tegelikult täpselt samasugune probleem oli üsna, kui me avasime seal esimesed teenused sealt rahvastikuregistrist ja siis töötas enam-vähem ja siis aga Imre Oolberg ühel päeval kirjutab mulle, et näed, ma näed sinu pilti sealt üle XT. See on tegelikult nagu viga ja XT enda, aga selle teenuse viga. Ja kõige huvitavam, me parandasime selle ära, aga kõige huvitavam on, et nüüd 20 aastat hiljem täpselt sama viga tekkis sama pildiga, jah. Siis on nagu palju siukesi mitmeid vigu olnud, siukesi oli tol ajal siuke nagu andmete teisendamine seal kuupäeva formaadit ja tekitasid siukesi neid probleeme, aga üldiselt nagu üllatavalt vähe vigu on ja eelmiselt need vead ei ole mitte nagu XT enda vead. Siukesed võib-olla turvaserveri ülekoormused ja mis teistmoodi skaleerida aga siukesi siukesi globaalseid või siukesi, mis hävitab üldse XT kasutamise. Okay. Sellist mu meelest ei ole. Ja eelkõige oli nagu vigade probleem, et näiteks, et rahvastikuregister osutus, et rahvastikuregistris on nii palju vigu, et me pidime selle teenuse kinni panema või rahvastikuregister ütles, et ta peab enne ära parandama. Ja, et siis vundament on hästi laotud, kui 20 aastat on niimoodi vastu pidanud. Aga ma jätkan veel nende küsimustega, mis tulevad siit väga tänuväärselt interneti vahendusel, mitte X25 vahendusel eraldi kaablis. Et mis on tegelikult nagu laiem küsimus ja kes iganes tahab sõna võtta, on küsimus sellest, et kui XT on algusest peale ehitatud niimoodi, et tal on need nii-öelda päringukirjad on tõendusväärtuslikud, et siis miks ei ole või äkki on midagi ette võetud selleks, et need tõendid oleks kuidagi nagu mõistlikult otsitavad või hallatavad või kuidagi nagu monitooritavad? Selline küsimus. Tahab keegi kommenteerida? No see sõltub, mis see mõistlik otsitavus nüüd on. Selles mõttes, et see, kuna see digiallkirjastatud dokument, mis seal turvaserveris tekib, see sisaldab ju nii päringu kui ka selle vastuse andmeid, eks ole, ja need võivad olla tundlikud. Siis praegune lähenemine on see, et see logi on otsitav nende transaktsiooni identifikaatorite kaudu, mida need infosüsteemid siis nagu tekitavad. Ehk et kui kuskil algab mingisugune toiming, eks ole, siis meil on 2 infosüsteemi oma andmebaasidega, sinna toimingust jäävad jäljed, eks ole, ja infosüsteemid peaksid sinna andmebaasi talletama ka siis selle XT päringu identifikaator ja selle alusel on see dokument võimalik kätte saada. Aga see, et need dokumendid, need digiallkirjastatud dokumendid oleks kuidagi mõnusalt brausitavad, et see läheb nagu selle turvamudeliga nagu vastuollu. Et siis kes see on, kellele me anname selle brausimise õiguse, eks ole, ja miks, eks ole, et see... Aga teistpidi, et kui meil on, sa räägid, et meil käib mingisuguseid miljoneid ja miljoneid sõnumeid läbi, eks ole, et kuidas me nende miljonite sõnumite seest
tuvastame selle, et seal on mingisugust pättust tehtud või seal on nagu üks konkreetne sõnum, mis on ebaadekvaatne või saanud nagu liiga palju infot vastu või kuidas me seda lahendame siis? Lihtsalt üks numbriline fakt, et eelmine aasta oli siis X-teel Eestis 1,5 miljardit sõnumit ja sel aastal nagu läbi aegade tuleb juba 10 miljardit täis, et jah, see miljonid sõnumid on väga asjakohane, aga tahaks kindlasti, et pärast see küsimuse esitaja kirjutab, kas LP3 või minu meiliaadress on leitav, et mis see täpsem nagu küsimus on, et kas soov on nagu otsida oma turvaserveri logidest neid tõendusväärtuslikke andmeid või siis jah, seda, et RIA keskselt nagu täpsustan igaks juhuks üle, ei näe, mis andmeid vahetatakse. Me näeme nagu metainfot selle kohta, et on olnud see transaktsioon. See on hajutatud meil. No just ongi, et aga siis tekibki see, et osa teatud asju ei saa teha hajutatud süsteemiga. Selles mõttes see funktsioon on ikkagi see, et kui sa oled nagu selle pettuse või mis iganes intsidendi nagu lahendanud nende andmete põhjal, mis sul seal infosüsteemis on, siis see on see koht, kus sa saad selle tõendi, millega sa lähed nagu kohtusse ja sa saad nagu üheselt näidata, et kust tuli see rünne või kust tuli see vale info, mis põhjustas selle vale otsuse, mis põhjustas selle kahju, eks ole, mida sina siis ei taha kinni maksta. Et see on nagu see funktsioon sellel asjal. Ja kui on mingi muu funktsiooniga süsteemi vaja, siis tuleb see projekteerida, realiseerida, kas see on X-te koosseisus, kuskil mujal, eks ole, see on juba otsustuskoht. Paneme kirjanõuded, ehitame valmis. No seal on ka, see asi tuleb ka selle mängu, et et kui X-teed algselt nagu disainiti, et siis oli selline asi nagu andmekogu oli mõelda ikkagi nagu ühest süsteemist ja süsteemi all on ikkagi nagu üks instants, üks arvuti, üks tarkvara andmebaas. Et tänapäeval, kui me killustame erinevaid protsesse, kui me siin riigis ka meie digiühiskonna arengukavas räägime sündmusteenuste loomisest, räägime proaktiivsetest teenustest ja suurtest protsessidest, mis jooksevad üle terve digiriigi, siis X-tees see, et sa näed, et keegi liigutas mingisugused andmed kahe nagu süsteemi vahel, ei pruugi kunagi olla ka piisav. Sest tegelikult tahaksid teada, mis on see korrelatsioon erinevate teiste päringute vahel, mis toimuvad üle terve digiriigi arhitektuuri, millest jääb jälg X-te turvaserveritesse, eks, aga tegelikult on see mingisugune protsess, mis võis alata hoopis kuskil täiesti mujalt, käivitada mingisuguse küberintsidendi, mille tuleb sul jälitada siis ükshaaval, mis on praegu kindlasti väga-väga aeglane tegevus, aga mis pikas perspektiivis võiks olla lahendatud just mingisuguse korrelatsiooni kaudu, et sa saadki nagu teha infosüsteemidesse nagu põhimõtteliselt jagada siis selle mingisuguse näpujälje, mis siis saadetakse kaasa, aga sellest edasi lainena tekkivate päringute tulemusel. Et siis sa saad nagu teada, et okei, see päring oli punane, see oli probleem. Ja nüüd võtame kõik päringud üles, mis on siis sellega nagu seotud. Et siis võib-olla saab ka seda hajus osas nagu siis mingisuguse jälje nagu kätte, aga jätkuvalt see kontroll nende üle, et mis need päringud on, jäävad ikkagi nende asutuste kätte, kes selle turvaserverit kontrollivad. See ei saa kunagi tulla mingisuguse teise organisatsiooni poolt. Meie käest küsitakse ka ja tegelikult mina tahan ka teada ja küsida, et kui me räägime sellest, et X-tee on hajus, et sellest tuleb väga palju rääkida siin, inimesed tulevad ja küsivad ja neil tuleb seletada, et X-tee on hajus. Me rääkisime ka sellest, et X-tee on hajus tehtud meelega, et ta oleks selline tehtud printsipiaalselt õigesti. Aga samas on mingid asju, mis me nagu just rääkisime, on keeruline teha sellises hajuses süsteemis ja enamik inimesi ka teistes riikides ei mõtle niimoodi andmete jagamisest. Et kas ei ole seda ohtu, et me oma selle X-tee, selle küll printsipiaalselt õige, aga väga omapärase nagu mõttemalliga sellest viisist, kuidas me mõtleme andmevahetusest, et me sellega üksi jääme. Et Euroopa läheb oma e-delivery või mis iganes muud teed ja siis kuskil on mingid veidrikud nurgas, kes siis oma X-teega mängivad. Jah, ma võtan korraks siis, see on selline natukene filosoofiline küsimus ka, eks sellele nagu mõelda. Ma arvan, et see võib olla natuke meelevaldne, aga ma arvan, et kui me jääme nagu üksi, siis võib-olla see on nagu selline jällegi isekas öelda, aga siis me teeme mõned asja õigesti. Et ma alati viitan erinevatel enda esitlustel ja teatud kohtumistel alati nagu Conway seadusele, eks. Ja Conway seadus pärineb 60-ndatest, kus nagu öeldigi seda, et organisatsiooni disain peab tegelikult protsessi disain ja kommunikatsiooniahelad peavad klappima sinu tehnoloogilise arhitektuuriga. Ja organisatsioone, me inimeste organisatsiooni ehitame üles ikkagi hajuselt, mitte tsentraalselt. Et üks inimene ei suuda absoluutselt kõike teha. Ta peab ennast nagu skaleerima, rollideks jaotama, funktsioonideks jaotama, hakkama eraldi nagu mõõtma
organisatsiooni nagu siis tulemuslikkust erinevates segmentides ja see on ju hajus, mis tähendab seda, et kui arvutit täiesti ära unustame ja vaatame mingisugust ideaalselt ehitatud inimeste koostöö nende organisatsiooni, siis see on ju see meie ideaalne mudel, mida siis tegelikult tehnoloogia peab siis nagu lihtsalt peegeldama. Ta ei saa teha midagi rohkemat. See, kas inimeste koostöömudel, mis on siis, kuhu me oleme välja jõudnud aastast 2021 ja edaspidi, et kas see on kõige ideaalsem mudel maailmas, universumis, ei tea, eks. Aga ta on inimeste enda koostöö mõttes nii ideaalne, kui me suudame selle ette kujutada ja X sellega nagu pigem klapib, mitte ei lähe vastuollu. Ja organisatsioonid, kes mõtlevad pigem tsentraalselt, paneme kõik ühte kohta, meil ei ole vaja mingisugust nagu X-teed, et teemegi nagu selliseid suuri nagu monoliitseid keskservereid, mis absoluutselt kõike nagu teavad, pigem pidurdavad ennast kinni, sest nendel ei ole sellist samasugust organisatsioonilist paindlikkust ja protsessilist paindlikkust nagu X-tee kaudu meil on. Arne, ma tahtsin öelda seda, et kui me vaatame demokraatliku riigi korda, siis see, et nagu funktsioonid on nagu lahutatud organisatsioonide vahel, funktsiooni täitmisega kaasneb see, et sul on süsteem, sul on andmed, sul on vastutus, eks ole, see on nagu see ongi nagu asja nagu olemus, täpselt nagu Kristo siin praegu rääkis, eks ole, et selles mõttes ma arvan, et see on okei. Ja kui meil tõesti on nagu mingisugused ülesanded, mille lahendamiseks meil oleks vaja nagu andmeid tervikuna vaadata, suur andmete analüüs on nagu see klassikaline koht, eks ole, mida hajus süsteem teeb raskemaks. Aga see on täpselt see, et siis ei pea haamrit kasutama, et siis võid võtta akutrelli, eks ole, ehk et tööriistad suurandmete analüüsiks hajutatud süsteemides, mis tagavad privaatsust, need on olemas, eks ole. Et seal on nii organisatsioonilisi, ma ei tea, meetmeid, kuidas seda tehakse, on infotehnoloogilisi meetmeid, tehnoloogiat, kõik, eks ole. Lihtsalt kasutatagu, sellepärast, et nagu mingi üks asi ei tule hästi välja mingi eriti triviaalse lähenemisega, ei tähenda, et tuleks nagu plats puhtaks teha ja hakata kohe nagu seal midagi täiesti teistmoodi tegema. Aga Uno, sa räägid ka X-teest nagu palju kindlasti inimestele, et kas on siis niisugust ohtu, et muu maailm ei mõista seda Conway seadust ja demokraatia olemust ja tahab ikka kangesti nagu keskseid asju ehitada? Ma praegu töötan E-riigi akadeemias ja siis meil on nagu palju projekte nagu ka nagu X-tee projekte või kus me nagu püüame. Ma küsingi. Seda nagu koostöös siis nagu erasektoriga, Küberiga ja Roxnet ja nii edasi. Ja on täitsa mitmeid, eriti küll vedikene nagu sellisest kuningavõimuga süsteeme. Näiteks me praegu teeme projekti Ugandas, kus on võetud VSO2 on üks selline platvorm, mis on nagu kogu selle teenuste orkestreerimine on nagu keskele tõstetud, kõik teenused nagu äriprotsessid on seal keskel, kõik andmed jooksevad läbi keskserveri, et kõigepealt pärib keskserveri käest ja siis ta keskserveri küsib siis sealt konkreetselt selles. Sama süsteem on ka näiteks Moldovas on ja me Mauritiuses on mingi e-haigve ja et selline üks aspekt on selline oht, et riigid teevad keskse süsteemi, aga minu meelest neid on siiski vähe, ja nendel on väga raske nagu ka selgeks teha, et tihti nad tahavadki, et keskselt oleks. Kui kuningavõim on nagu keskne organisatsioon, eks ole, siis on ka infosüsteem keskne. Täpselt nii. Aga selles mõttes on nagu hea, et jälle nagu X-tee on ikkagi nagu väga levinud maailmas, et selles mõttes teda nii lihtsalt enam kinni ei panna, et ta on nagu mingi hüppe maailmas on teinud. Probleem on minu meelest olukord raske Euroopas, et kuna Euroopa nagu neil on see e-delivery kontseptsioon, mis on veidi veider. Jah, et mis meile ei meeldi, aga me ei saanud ka midagi teha. Ma mäletan, et kui meil oli ma olin ka seal Euroopa Komisjoni mingites töögruppides, ma kutsusin tihti Aarne sinna ja Aleksander Reitsakase ja püüdsime neile nagu selgitada, aga väga raske on nagu seda, nende kuidagi mõtteveis on väga teistmoodi, et kõik mõtlevad, et andmevahetus tähendab lihtsalt sõnumite vahetust
ja siis noh, mingil määral saab kõike seda teha, aga mina näen nagu seal kõige rohkem ohtu, et me ei ole suutnud, me oleme nagu maailma suutnud veenda, aga me ei ole suutnud Euroopat mõelda. Sa tahtsid lisada? Tahtsin ainult nii palju, et tsiteeriks oma ühte head kolleegi, kes samale küsimusele, et kas me ei karda üksi jääda, et niikaua kui XT on nagu Eestile see õige lahendus, me näeme, et on majanduslikult efektiivne, ta on turvaline ja vastab meie ärinõuetele, et siis miks me peaks seda otseselt kartma. Nüüd ma kindlasti ei taha oponeerida ambitsioonile, milleks ka NIIS kunagi loodi, et nagu XT ja X-Road tarkvara laieneks teistesse riikidesse, aga isiklik arvamus lähiaastatel on see, et Eestis XT on kanda kinnitanud ja kindlasti need 1000+ liiget vahetavad ka lähiaastatel üle XT andmeid ja kindlasti me peame olema kursis, kuidas Euroopa Liidus laheneb, et enam ei ole nagu selget e-riigi piiri tegelikult Eesti nagu andmekogudega, vaid me peame nagu kõikide Euroopa Liidu kodanikega arvestama oma e-teenuseid luues. EIDAS ja kõik muud toredad märksõnad, et ja siis RIA ilmselge roll koostöös NIIS-iga, koostöös Kristoga või MKM-iga on aru saada ja võimalikult mugavalt tagada see link XT-lt e-deliverisse. Et kahjuks me oleme nagu tänase e-delivery analüüside tulemusena aru saanud, et see ei ole nii lihtne, kui võiks äriinimesed arvata, aga ka e-delivery õnneks areneb edasi. Aga kindlasti nagu lähiaastatel mina ei näe, et e-delivery nagu asendaks ära XT. Nojah, et seal see peamine raskus on siis tõenäoliselt ikkagi, küllap meil programmeerijad on olemas ja küllap me selle tehnoloogia välja mõtleme, aga just see mõttemallide nagu sildamine niimoodi, et need omavahel kuidagi nagu kooskõlalised on, et küllap see on keeruline. Aga Arne, sa tahtsid juba lisada? Et need inimesed, kes arvavad, et võib-olla keskne süsteem oleks parem, et siis see Eesti XT pilt, see, kus meil on graaf, see suhete graaf, kus tippudeks on siis organisatsioonid ja kui 2 organisatsiooni omavahel mingeid teenuseid nagu kasutavad, siis nende vahel on, eks ole, see kaar, siis organisatsioone või tippe on meil 1000. Ma arvan, neid seoseid on seal üle 100 000 tõenäoliselt, et kui keegi nüüd ütleb, et võtame kogu selle asja, selle dünaamikaga, et need ju tekivad ja kaovad, eks ole, ja iga selle nagu seose vahel on ju tegelikult taga on ju äriprotsess, eks ole. Seal on nagu reaalselt 2 organisatsiooni, kelle toimimine sõltub sellest, et see nagu toimiks. Ja nüüd võtame kõik selle, paneme ühte purki, siis on üks tüüp, kes vastutab selle eest, et see on up to date, tal on prioriteedid paigas, konfib, haldab, muudab, teeb, eks ole. Ma ei tea, see ülesanne või ei lahene. Aga samas, mõtle, kui tore oleks, kui meil oleks selline inimene, kes suudaks selliseid asju lahendada. Jah. Jah. Aga siis ta võiks midagi kasulikumat lahendada. Et ma arvan, et inimkonna ees on olulisemaid probleeme, mida see mees peaks lahendama. Me tahaks kõik siin temaga tutvuda sellise inimesega. Võib-olla energiahinnaga teeks mida iganes. Või midagi sellist. See termotuumareaktsioon juhitav, et see oleks ammu aeg ära teha. Jah, viimane aeg on ära teha. Selles rahvusvahelises pildis jälgides, et kuidas see on või kuidas peaks olema see olukord, et meil XT-d võetakse kasutusele siin järjest uutes riikides. Ka XT arendus nüüd osaliselt on nii siis Kybernetica on leidnud, et on mõistlik teha siis sinna kõrvale oma lahendus. Et kuidas see maailm peaks nagu välja nägema või edasi minema või kas see töötab praegu mõistlikult või peaks seal midagi nagu muutma? Jah, ma arvan, et me kindlasti ei saa kunagi nagu kinni jääda lihtsalt sellesse, kus me nagu oleme, eks, ja nende samade lahenduste juurde, kus me nagu oleme. Et seetõttu ongi hästi-hästi tervitatav, et tehakse nagu kõrvalprojekte, mis toetuvad sarnastele põhimõtetele. Et siis olekski võimalik uurida mingeid teistsuguseid lähenemisi, mida võib-olla tol ajal, kui algselt seda esialgset lahendust nagu tehti, ei mõeldud selle peale või on tekkinud uued tehnoloogiad ja uued võimalused, mille katsetamine ei olnud tol ajal nagu võimalik ja nüüd nagu on. Et selline eksperimenteerimine on kindlasti hästi-hästi nagu tähtis asi ja väga nagu tervitatav, eks. Aga see ongi nagu me räägime ikkagi nagu digiriigist, siis digiriigi enda sisse nii-öelda meie andmevahetuse põhimõtteliselt kõige juurkihtidesse niisama eksperimenteerimine nagu ei ilmu. Et see ilmub pigem nagu teistesse kõrvalsüsteemidesse, kus saab siis katsetada uusi lähenemisi ja nendest lähenemistest võib siis tekkida midagi sellist, mis satub siis XT enda teekaardile arenduseks
eks, mis siis lõpuks jõuab siis päris kasutajatele absoluutselt nagu kõigile. Et see, et eksperimenteeritakse, on igati nagu tervitatav ja see ongi see, mille pärast ka küberneetika sellised nagu projektid või siis erinevad lahendused, mida teistele riikidele nagu pakutakse, on tegelikult väga-väga väärtuslikud, sest nad aitavadki meil valideerida, mitte jääda nagu kinni, et siis nagu näha erinevaid suundi. Jah, ma ütleks, et me nüüd eksperimenteerime, et see, mida me teeme, see on ikkagi tootearendus ja me võtame oma klientide ees nagu kohustuse neid 24/7 toetada, hoida nende süsteemid turvalisena, ajakohasena ja mina isiklikult arvan, et selline tegevus on mõistlik teha erasektoris. Ma arvan, et see raha kasutus on efektiivsem, et see, mida suvaline riik saaks ostes nii-öelda toodet, on suurem, kui ta seda hakkab ise tegema. Inimeste motivatsioonid, igasugused asjad, eks ole, et vaadates seda, mis praegu maailmas toimub, et meie usume, et see tee, mida meie käime, ehitada siis, ütleme siis, andmevahetusplatvormi toodet ja selle juurde vajalikke lisasid, mida on tegelikult päris palju juba ja mis tegelikult muudavad need teemad, mida siin räägiti, et tulge, et meil on tegelikult terve hunnik klotse, mis ma arvan, mis lahendaks probleeme, mis ka Eesti riigis praegu on. Ja see, kui seda saab tõesti teha nagu mõistlikel alustel suuremale hulgale klientidele, siis ühe kliendi nagu kulu tuleb kiiresti ja päris jõudsalt alla. Aga see maailma perspektiiv, et kus meil see XT praegu siis on? Ma korra täpsustan võib-olla, et ma ei tea, kui palju kuulajad on kursis selle hetke nagu meie haldus- ja arendusmudeliga, et meil on 2017 mälu järgi loodud see NIS, Nordic Institute for Interoperability Solutions, kus siis koostöös Soomega hakati X-Road tarkvara arendama ja esimene nende reliis vist tuli mälu järgi 2018 lõpus. Et pärast seda ongi olnud siis Eesti-Soome koos panevad sinna eelarvusse raha, seal on hästi õhukene admin-kiht ja siis läbi Eesti riigihanke seaduse leitud arenduspartner ja nemad siis arendavad. NIS-i arhitekt on olnud ka väga palju kauem X-Roadiga seotud. Petteri oli Petteri Kivimägi. Jah, Kivimägi oli siis Soome rahvastikuregistri juures X-Roadi nii-öelda pardalevõtja, aga töötasandil on siis täna NIS-il 3 liiget, Soome, Island ja Eesti ja siis Eesti tehnilised inimesed Riiast, meie arhitekt näiteks, osalevad seal working group tasandil, prioriseeritakse backlogi, arutatakse, millised nii-öelda on järgmised arenguvajadused ja tsiteerides eelmist XT tootejuhti Jürgen Suvalovit, et täna me oleme endiselt selles olukorras, kus kõik asjad on nagu must have, et me ei ole sinna nice to have vaidlusteni veel jõudnud, nii et tegelikult on päris hea niisugune sünergia. Ja siis Kristoga me oleme advisory grupis, kus me siis seda NIS-i nagu üldisemat käekäiku saame nõustada, suunata. Nüüd kuhu NIS areneb, on suhteliselt nagu oluline ka seos sellega, et kuhu Eesti XT areneb tegelikult. Et X-Road on nende tänane siis peamine toode ja müügiambitsioon on olnud, nii kaua kui ma tean, nende siis üks nagu võtmemõõdik, et onboardida uusi riike. Euroopas jah, e-delivery usk on nagu ka järjest kasvav, aga siiski nagu NIS on õnneks päris paljude laudade taga. Et me näeme siin paari aasta jooksul on olnud väga-väga palju, vahepeal isegi iga nädal mõni välisdelegatsioon, kes tuleb ja tahab kuulata andmevahetusest XT-st ja viimane hea näide XT või X-Roadi siis rahvusvahelisest jalajäljest on Dominikaani Vabariik, kus võeti seesama NIS-i repo, pandi ülesse, töötab. Seal on nagu kohapeal teatud nii-öelda seadusandlus veidi teistsugune. Samas võeti meie näiteks XT määrus ingliskeelse versioonina siiski aluseks ja nad saavad seda käitada avalikus pilves ja nii edasi. Et Euroopa Liidus praegu nagu XT sihuke kiirem areng on või see just jalajälje nagu suurenemine ei ole kindlasti olnud nii hea, kui me loodaks, aga et mujal maailmas
on neid täpikesi sinna Niisi WordMapi, X-Road WordMapile tuleb nagu üllatavalt palju juurde. Eks Uno tegutseb ka. Aga nüüd, kui me paneme selle nüüd pilti kokku, siis meil on Kybernetica, kes tegeleb seal innovatsiooniga, tegeleb oma klientidega. Meil on juba 3 riiki, kes on seal Niisi konsortsiumis sees. Meil on veel neid täpikesi, Uno teeb neid kogu aeg juurde maailmasse, Ugandasse ja kuhu iganes. Et kogu selles nagu huvide ja soovide ja arenduste ja ideede nagu maailmas, et kuidas me teeme nii, et me nagu Eesti Vabariigi huvisid seal sees nagu ära ei unusta? Jah, see on väga hea küsimus. See on alati igal sellel asjal on plussid miinused. See, mis Niisi kontekstis on hästi suur pluss ja see, miks meil ongi teised partnerid ja me teame Joonasega seda peavalu mõnikord, et tuleb vaielda seal ja lahendada küsimusi Soome osapooltega, mis ongi niimoodi, et mingites asjades ollaksegi eriarvamusel, eks, et tehniliselt oleks ju lihtsam see, et teeme ainult seda nii nagu Eesti näeb ja teeme ainult nii nagu see meile tundub mõistlik. Siis kui me tegelikult mõtleme nagu pikas perspektiivis sellele, et me liigume ikkagi sinna suunda, kus sellised füüsilised riigipiirid on ainult üks osa piiridest. Et tegelikult me ju liigume tuleviku suunda, kus on digitaalsed piirid, eks, digitaalne andmevahetus, piiriülesed teenused, kus Eesti kodanik lõppkokkuvõttes ei peaks ju ainult saama Eesti toredat digiriiki nautida Eesti riigis olles, vaid tegelikult ka mingile teenustele, millel on füüsiline komponent või tugi koha peal taristus olemas ka mõnes teises riigis, eks, et sellest nagu kasu saada, siis see eeldab seda, et meil on ikkagi tagatud piiriülene andmevahetus. Ja miks see Niisi kontekst on nii fantastiline, on just sellepärast, et seal ongi asja põhituum on see, et disainida rohkemale kui ainult ühele kasutajale. Ja see on väga tervislik nagu arhitektuuri ehitamise põhimõte. Et alati disaini, et sul on nagu rohkem kasutaja kui üks, sest me riigis teame, me oleme päris palju süsteeme teinud, väga suur hulk maksumaksja raha on läinud süsteemidele, mille disainiti ainult ühe probleemi, ühe asutuse vajaduste lahendamiseks. Eks? Ja XT-ga me kindlasti midagi sellist nagu teha ei saa. Me peame alati mõtlema seda, et jah, Eestile ideaalne, aga samal ajal võiks seda kasutada kuskil mujal. Ja siis me peame võtma arvesse neid teisi ärivajadusi ja neid teisi erinevaid nagu suundi ja läbi selle tegelikult tugevdades ka Eesti enda koosvõimelisusteks, sest sealt tulevad mängu mingid asjad, mida niisama ainult Eesti suunas nagu vaadates ja lahendusi ehitades ei tule. Ja Niis on selles mõttes on hästi nagu progressiivne ja minu tunnetus ongi nagu see, et kui nüüd XT on 20 aastat vana, et siis ka 20 aasta pärast ma usun, et on see asi, mida Eesti riik nagu kasutab. Lihtsalt võib-olla seal mõned asjad juures, natuke teist nägu ja võib-olla on sellega rohkem integratsiooniga rahvusvaheliselt, kui seda täna on e-deliverist sõltumatult. Võtan korraks juttu ära, et Niisi igapäevatöös on nagu häid praktikaid olnud, et see X-Roadi core või nagu see, mida nad arendavad, et see on see selgroog ja siis, kui on mingi riigi spetsiifiline nagu vajadus, siis see riik leiabki selle eraldi rahastuse ja tehakse see, et meil on olnud see sidecar või on ka Eesti puhul mingisuguseid asju, et meil on praegu näiteks huvi, kuidas massandmeid paremini X-Roadi peal liigutada, et kui nagu kõik 3 riiki ei kirjuta sellele kohe alla, siis on ka variant see, et me leiame lisarahastuse, aga me saame kasutada seda X-Roadi tänast kompetentsi ehk siis Peterit ja kogu sisse ostetud arhitektide nagu teadmist, et mina näen selles ka nagu nii-öelda tugevat eelist. Vahepeal kommenteerin või edastan kommentaare internetist, öeldakse, et hea arutelu, jah. Ja leitakse, et seda hajusat arhitektuuri, seda mõtteviisi peaks promoma ikka rohkem. Millest ma järeldan, et soovitaks meile kõigile jõudu selle töö tegemisel. Aga nüüd, kuna meil aeg hakkab tasapisi otsa saama, siis ma vaatan, et võib-olla tuleks selliste maisemate asjade juurde tagasi sellest suurest visioonist ja globaalsete probleemide lahendamisest. Et korraks jooksis ka läbi, et meil Riigikontroll ütles, et üht-teist võiks teha nagu paremini ja korda. Et mis me nüüd siis teeme? Teeme korda või jääb niisama? Jah, me oleme sellega ju tegelenud siin RIA-ga koostöös omajagu. Riigikontrollil on hästi tähtis roll meie riigis. Et me elame alati ja liigume alati nagu piiratud ressursside maailmas. Et alati tuleb leida siis nagu see
mis on kõige optimaalsem ja tagab ära siis kõige suurema osa igasuguseid nagu riske. Et kui meil oleks tõesti lõputu hulk raha, lõputu hulk insenere, erasektori ettevõtteid, kes on valmis absoluutselt igale probleemile alati lahenduse leidma, kõikidele nendele asjadele, mida soovitakse ja tahetakse nagu korraga, siis Riigikontrolli nagu leiud ei oleks meil tegelikult probleemid, et need asjad oleksid nagu adresseeritud. Aga kui meil elame nagu piiratud ressursside maailmas ja on räägitud nagu ka digiriigi alarahastusest, siis me peame tegema teatud nagu kompromisse. Küsimus on see, kas see koht, kus me teeme teatud kompromisse, on õige või tegelikult peaks nagu seal olema teistsugused prioriteedid nagu tagatud. Aga see ongi nagu see, mida me ka siis selle Riigikontrolli auditist nagu vaatame ja teeme siis sellest lähtuvalt erinevaid samme nagu muudatusi. Et peamine küsimus, mida tegelikult Riigikontroll nagu välja tõi, ongi see, et kuidas me tegelikult valideerime seda, et see, kes lõpuks nendele andmetele ligi pääseb, kasutades fantastiliselt turvalist X-te nagu kanalit, siis et kuidas me tagame, et siis need andmed on seal turvaliselt hoitud ja turvaliselt nagu kasutatud ja käideldud, et need sealt omakorda kuskile mujal nagu ei leki, et see on nagu see koht, kus kuna neid ongi nagu siin ka Joonas välja tõi 1000+, eks siis on väga raske leida piisavalt nagu seda tööjõudu, kes suudaks absoluutselt kogu aeg kõiki neid tingimustele vastavust nagu auditeerida ja kontrollida. Vist ka on praktiliselt võimatu, aga Joonast, see kõlab nagu see kokaraamatu küsimus jälle. Ja seal on Riigikontrolli see auditi raport on täitsa avalik dokument ja vist ka küsitakse. Jah, ja seda on ka natukene juba käsitletud, et iga ettepaneku kohta me oleme pakkunud välja lahenduse. Me kindlasti ei lähe sellist näilist turvalisust taga ajama või midagi, et ainult nagu selle Riigikontrolli auditi pärast tegema, et mitmed tähelepanekud olid juba sellised eos lahendatavad ja väga head nagu suunamised. Jah, erasektori roll on kindlasti üks võtmeküsimus, et kuidas erasektori seda turvalisust hinnata, et e-ITS on nagu üks lahendus, aga et küsimus on õhus, et kas nagu kõik erasektori organisatsioonid on seal fookuses siiski, et jah, et etod-otod ja nii edasi, aga et mis me teeme nendega, kes ei ole seal fookuses ja kuidas me ei samal ajal ei tapa ära innovatsiooni, et seesama nõusoleku teenus, mis on nagu startupidele eelkõige mõeldud, et kui sul tuleb startup ja siis sa esimese asjana viibutad talle ISO auditit ja käsiraamatut või siis e-ITS, jah, et me ei taha me peame seda tasakaalu ikkagi leidma, et me seda kogu starti ära ei sööks. See tundub niimoodi, et kui ma Arne juttu kuulan ja Uno juttu ka, et siis algne X-te mõte oli see, et ta lahendab selliseid probleeme, kus on või selliseid ülesandeid, kus asutustel on hästi lihtne vigu teha. Ühesõnaga probleemid, mis on hästi paljudel osapooltel ja mida tõenäoliselt mõnes kohas lahendatakse õigesti, aga tõenäoliselt enamasti valesti. Krüptod ja protokolli valikud ja nii edasi. Aga tundub, et nende tehnoloogiliste valikute asemel on või nende tehnoloogiliste probleemide asemele, mida me siis oleme pannud tarkvara õigesti lahendama, on meil tekkinud hoopis niisugused juriidilised ja andmeturbe ja sellised organisatoorsed probleemid. Aga vaat sinna enam nagu sellist valmis tarkvara enam nagu pakkuda ei saa, et sinna me peaksime pakkuma midagi muud, et võib-olla kas kokaraamat, võib-olla mingisugused lepingumallid, et võib-olla mingisugust tuge veel. Ja sekundeerin, et X-te iseteeninduskeskkond oli üks asi, mis meil vist aasta tagasi umbes ilmavalgust nägi ja mis jooksvalt täieneb, et praegu X-te teenuste kataloog on meil arendamisel, kus siis leiab kergemini X-te teenuseid ülesse, et kus sul ja kui me saame ka riha pööratud edulooks, kus näed ka, kus andmekogudes e-riigis andmed päriselt, mida sul äriprotsessis vaja oleks, on, et siis sellest tekib üks niisugune mõnus ökosüsteem nõusoleku teenus juurde, et kui sul ei ole nagu seadusest tulenevat õigust neid andmeid pärida, siis sa saad kodaniku nõusoleku alusel seda teha. Et jah, ja see mustriraamat sinna kõrvale kindlasti nagu õpetab seda paremini kasutama. Sama eelmainitud Riigikontrolli auditi üks ettepanek
puudutabki seda erasektori poolt ja meil on siis plaanis sinna XD nagu liikmete nimekirja juurde tekitada niisugune esialgu küll vabalt täidetav auditi infoväli ja et me teeme niisuguseid nagu läbipaistvust tõstvaid ja ka kogu seda admin poolt loodetavasti nagu kergendavaid tegevusi ja eks neid seal, kui me jälle millegagi õnnestume, siis anname kohe ka teada. Arne, teil oma selles tööriistakastis selle jaoks ei ole mõnda klotsi? Ma just mõtlesin siin vahepeal, et tegelikult seal neid aspekte on ju nii palju, eks ole, et turvalise majutusega riik ju tegelikult tegeles, riigipilv, eks ole, mis võtab jälle mingisugused asjad maha, et kuidas see nüüd startupi aitaks, see on järgmine küsimus, eks ole. Et jah, mõnes mõttes võib öelda, et see turvaline andmevahetus nagu organisatsioonide vahel oli see nii-öelda madalal rippuv õunakene, mida oli nagu hea ära napsata, eks ole, ja need alles jäänud probleemid, need ongi nagu keerulisem, kuna on inimestega seotud, eks ole, ja ongi keerulisemate asjadega. Jah, väga õige, et mulle tundub ka üha rohkem, et Eesti on lahendanud edukalt nii tehnoloogiliselt kui mitte tehnoloogiliselt hästi niisugused lihtsad probleemid ära, aga paraku, millega muu maailm enamasti ei ole hakkama saanud. Aga see paraku tähendab meile, et samal ajal kui muu maailm saab endale lubada luksust tegeleda lihtsalt selle küsimusega, et kas vahetame andmeid üle interneti või mitte, et siis meie peame tegelema nagu keeruliste probleemidega, sest meil on lihtsalt juba ära lahendatud. Aga mis on XD selline kõige sellisem suurem edulugu Eesti riigis? Mis on see nagu asi, mida XD on teinud? Meil on veel 3 minutit, kui lühidalt igaüks korra ütleb, mis on see asi, mida XD on kõige rohkem Eesti ühiskonnale andnud? No ma võtan selle demagoogilise vastuse siis, et ütlen, et ilma XD-ta ei oleks meil sellist digiriiki. See on hästi nagu odav vastus, aga see tegelikult vastab jah tõele. Et meie digiriik oleks väga teistsugune ja võib-olla me tegeleksimegi nende samade probleemidega, millega teatud suured Euroopa riigid tegelevad, otsides lahendust olukorras, kus me oleme jõudnud kohta, kus meil on andmeid nii meeletus koguses, süsteeme nii kohutavalt palju ja regulatsioonid nii piiravad, et võib-olla sellel hetkel me vaataks ka, mõtleks, et et me lihtsalt ei suudaks midagi nii sellist progressiivset nagu paika panna nagu XD. Aga me suutsime seda teha, mis on erinevate heade asjade kokkulangevusega, erinevate väga heade ekspertide töö tulemus. Et me peame selle üle nagu olema nagu tänulikud, et ma selles mõttes võtangi selle odava ja lihtsa vastuse nagu ära, et ilma selleta meil ei oleks sellist digiriike, nagu see meil täna on. Uno, mida on XD teinud? Head? No hea, just peaaegu sama asi on, nagu ma rõhutaks, et kui me hakkasime tegema XD-d, siis oligi alguses oli, et tohutu palju oli neid küsimusi, et 2 süsteemi ühendada. Ja me umbes hindasime nii, et kui on 4 süsteemi, et XD raha, mis kulub XD peale, lahendaks nagu 4 süsteemi omavahelise vahetamised, et tänu sellele me ei pea, need rikkad riigid saavad seda edasi lubada, et iga seose jaoks luuakse oma XD, et minu meelest see oli tohutu üsna suur rahaline ja nagu mõtlemisviisi võit. Jonas? Ma arvan, et see, mis Margus Armi ettekandes ennem oli, et see nii-öelda pilvelõhkuja skeem, et jah, et XD edulugu ongi see, et me saame neid järgmisi korruseid sinna peale suhteliselt mõistlikult ehitada, et me ei räägiks muidu ei sündmusteenustest ega bürokratist nii entusiastlikult, kui meil see vundament ei oleks lahendatud. No, ma arvan ka, et ühte konkreetset rakendust välja tuua oleks kuidagi nagu vale, et see asi ise ongi. Aga selle väga positiivse rõõmsa tõdemusega, et meil on XD, mis on panustanud täitsa olulisel määral meie ühiskonna väga mitmetel viisidel. Ma võtangi meie tänase arutelu kokku. Tänan osalemise eest, väga sisukas jutt oli, arutelu. Seda on meid ka internetis kiidetud ja aitäh teile! Aitäh! Aitäh! Aitäh selle väga sisuka vestluse arutelu eest.
nüüd on aeg teha üks väikene paus, liikuda natukene kaugemale, võtta endal kohvi, sirutada jalga, võib-olla mingisugused suupisted. Me kohtume siin uuesti umbes veerand tunni pärast kell 11.45 selle jaoks, et hakata kuulma nii riigiportaalist, riigiportaali uutest teenustest ning seejärel ka Eesti valimiste tulevikust. Ootame teid tagasi kell 11.45.